jälle miisu ostsin täpselt aasta aega tagasi. Eelmine aasta jaanipäeval sain kätte. Alates siin kevadest, kui me seal Noblessneris käisime meres ujumas. Nüüd iga kord, kui ma maal olen, siis ma käin siin, Jäntu Sinijärves. Siin on nii palju allikaid, et teist nii külma järvevett ei ole. See on karastamiseks ja teiseks loodus on siin täiega ilus. Nii et jooksmisel on ka täiesti teine power. Tehtud. Pea on ämbliku võrke täis. Peal on tõesti 17 kraadi. Päris hea soe. Allapoole ei ole mõtled jalgu panna. Mõtlesin, et on tuus siia puki peale maandatud droon. Puhus mu rätiku ja särgi vette läbi märjad. Täna siis nii palju kuivatamisest. Peab siin päikse käes üles vainama. Siin ei saa olla, siin sääsed söövad ära. Linnas külm duš, see ei ole see. Iga hommik võiks niimoodi hakata. Väikene jooksutiir, väikene sulps. Linnud laulavad, mõnus. Peaks enam kuiv olema küll, või päeva reidisse lähme. No, sellise hommiku peale. Nüüd powerit on küll piisavalt, et veel reedene tööpäev vastu pidada. Põhimõtteliselt vitamiinid, mineraalid, D-vitamiin ja omega-3, omega-6 tasakaal, kollageen liigeste jaoks, MCT oil. Põhimõtteliselt aitab mul keto püsida. Hommikul esimese asjana 3 Brasiilia pähklit Tim Ferrise järgi. See on testosteroon. Ma isegi ei tea, mis science seal taga on, aga toimib. Ja mul hea sõber Rasmus avastas sellise asja nagu Lion's Mane, hakkas ise maale tooma. Smush, minge vaadake järgi. See on siis mälu ja brain power jaoks. All I wanna do is feel awesome. Baby, can you make me feel awesome? Up and down, side to side and then back and forth. Up all night again, me and you. Left and right and then whoa, whoa. See oli prospecting 9-12-ni. Olen ma maal või linnas. Sajab vihma või lund, uus business tuleb genereerida. Lähen vaatan midagi süüa veel. Teine round, kui mul on high performance mode, siis ma sööngi tavaliselt mingi hommikul 8 ajal ja siis uuesti 12 ajal. Ülejäänud päeva on vesi. Kui ma nüüd tulen maale, siis reedel tavaliselt ma pean ka õhtu vastu, aga laupäev siis see on minu strateegiline selline cheat day, siis ma lahmin kõike ja korralikult.
hakkab enam asja saama. Mu arvuti tahab ka koostöö lõpetada juba ja reede õhtu vaikselt käes. Peaks sauna ka tule alla tegema. Reede õhtu ikkagi. Pluss mul hakkab puhkus. Jaanipäev. Koduõllet on. Muud head paremat. Venna sünnipäev on ka jaanipäeva ajal. Lubas Kuuba õhtu teha. Ta on ilge kokk, siis peaks igast huvitavaid asju tulema sealt. Võib-olla saab mingid kokteile ka. Mul on siin väikene kingitus ka vanematele. Kui nemad mind alati toetavad, kui mina raban 24/7. Nüüd, kui minu puhkus on, siis natukene on aeg neid ka poputada. Ei! Kurat müristab mu puhkus. Plaad! Sajabki täitsa. Näe, kott! Mis värk on? Alati siis, kui töötad, siis on kõige palavamad, kõige ilusamad ilmad ja siis, kui puhkad, siis läheb selliseks. Kaameratöö peame küll Georgile jätma. See ei ole lihtne töö, häid võtteid saada. Niimoodi müristab. Aga üks asi veel. See peaks olema 12. osa, kui see üles läheb. Ma olen siiralt liigutatud, et siia hakkab väikene mingi kommuun tekkima. Ükskõik, kas tahate näha, kuidas maakleri töö käib, mida tahate lihtsalt näha, mida Jorma teeb. Aga ma olen siiralt tänulik nendele, kes toetavad, kes jälgivad ja ma teengi seda teie pärast. Nii et nautige enda suve ja näeme juba pärast puhkust. Tšau!